Ja esimesena ongi meie ees Juhan Aru, kes on Lausanne'is koolis, mida me teame lühendiga EPFL, ehk siis Šveitsi Föderaalse Tehnoloogia Instituudi Lausanne'i osa, kus ta on Matemaatikainstituudi kaasprofessor tenuuris. Ja Juhan Aru on olnud üsna nähtav ka Eestis siin läbi esinemiste kirjutiste osaluse Eesti Noorte Teaduste Akadeemias. Nii et palun, Juhan. Tere kõigile, lugupeetud akadeemikud, head kolleegid, kuulajad. Mul on suur rõõm siin rääkida teile veidi matemaatikast ja seeläbi ka iseendast. Alustame kohe siis mõtteeksperimendiga, võtate oma taskust ühe ideaalse mündi, mida teil on mitu, hakkate seda viskama, arvutate välja sagedused, mitu korda tuleb peale kiri. Mida rohkem te münti viskate, seda rohkem hakkab see sagedus kaonduma 0,5 juurde. Seda kutsutakse suurte arvude seaduseks, mis ütlebki, et ühe juhusliku suuruse korduval vaatlemisel empiiriline keskmine siis koondub keskväärtusesse nii kaua, kui see keskväärtus muidugi eksisteerib. Asi läheb huvitavamaks, kui me hakkame vaatama, kuidas see teie mõõdetud sagedus, empiiriline keskmine, siis tegelikult oodetust teoreetilisest erineb, mis on need kõrvalekalded. Ka sellest tulemusest olete kuulnud, see on keskväärtusteoreem, mis ütleb, et kui meil on juhuslik suurus, millel on lõplik standardhälve ja te vaatate, mis on nende kõrvale kallete statistika, siis tuleb esile Gaussi jaotus. Olete näinud, olete kasutanud, aga võib-olla ei ole mõelnud selle peale, et see tulemus on tegelikult üsnagi üllatav matemaatiliselt. Ja mis on üllatav selle juures on see, et see sama Gaussi jaotus tuleb välja siis, kui te võtate oma ideaalse mündi või võtate eurosendi või võtate hoopis kopika. See tuleb siis, kui võtate täringu või vaatate loteriid või hoopis füüsikas. Alati, niipea kui on lõplik standardhälve vähemalt, nende empiiriliste keskmiste fluktuatsiooni kirjeldab Gaussi jaotus. Seda nimetamegi lihtsalt universaalsuseks, kui mingid mikroskoopilised detailid, siin siis selle juhusliku suuruse väikesed täpsed detailid kaotavad makroskoopilisel kaalal tähenduse ja ilmub mingi kindel struktuur. Universaalsuse üle mõeldakse praegu paljudes kohtades, paljudes erinevate objektide raames. Mina olen selle peale rohkem mõelnud statistika ja statistilise füüsika raames. Ja ühed mudelid näiteks, mis statistilises füüsikas on põnevad, on need, mis kirjeldavad mitme faasiga süsteeme. Näiteks on perkolatsioon, mis kirjeldab vedelike voolamist läbi poorsete meediumite, ühes faasis siis vedelik lausa purskab läbi oma meediumi ja teises ta läbi ei voola. Või siis Isingu mudel, mis kirjeldab ferromagnetismi, madalal temperatuuril toimub ise magneetumine, kõrgemal temperatuuril seda pole. Või siis polümeeri mudelid. Juba 70-80 sai füüsikud aru, et siis, kui me vaatame nende kahe faasi vahele sinna kriitilisse punkti, siis tegelikult tekivad mingid universaalsed astmeseadused, tekib mingi universaalne struktuur ja nad tulid välja teatavate teooriatega, mis seda universaalsust ka kirjeldab. Üks neist on konformaalne väljateooria, mis kahes mõtmes võtab eriti ilusa kuju, võtab tegelikult väga algebralise kuju ja see on kokkuvõttes lõpmatu mõõtmeliste liialgebade esitlusteooria. Kõlab keeruliselt, aga tegelikult annab meile universaalsed võrrandid, arvutused, mis aitavad neid astmeseaduse astendajaid välja arvutada ja ei sõltu võrgustiku, kas me kasutame ruutvõret, heksagonvõret, midagi sellist, või ka mudeli interaktsiooni pisidetailidest. Veel lähemal mulle 20. aastatel leiti sellele universaalsusele ka tõenäosuslik ja geomeetriline vaatenurk. Üks oluline avastus oli 1999. aastal siis Schramm-Löwneri kõverete sissetoomine, mis siis kirjeldavad pea kõikide nende tasandil toodud statistiliste füüsika mudelite piirjooni. Näiteks perkolatsiooni mudelis võime siis vaadata klastreid, kus spoorid on avali ja kui me vaatame nende piirjooni, kirjeldab neid see SLE kõver. Või siis samamoodi Isingul, kui vaatame pluss- ja miinusspinnide vahelisi kõvereid või neid polümööri ennast. Jällegi, need kirjeldused ei sõltu võrgustiku pisidetailidest ega isegi mudeli enda pisidetailidest. Ja siin saab teha arvutusi, saab seekord teha arvutusi teistmoodi võrrandite, stohastiliste diferentsiaalvõrrandite abil ja mitmed hüpoteesid, mis füüsikul olid esindatud 70-80, said seeläbi lahendatud. Nüüd on meil kaks külge universaalsusest, üks on algebraline ja teine on tõenäosuslik, kuidas need omavahel seostada on muidugi üks oluline küsimus ja tegelikult oleme hakanud sellele küsimusele tõesti nagu kammitsaid peale panema viimase 3-4 aasta jooksul. See küsimus huvitab ka mind ennast väga
Ja kui sul on matemaatikus küsimus, siis sellest ei piisa, sul peab olema ka mingi vaateminkel, mingi ligipääs sellele, mingi tööriist. Minu tööriistaks on olnud üks minu selliseid lemmikuid matemaatikaobjekti, Gaussi vaba väli. Palju osa oma uurimustööst olen pühendunud selle vaba välja lihtsalt struktuuri uurimisele ja nüüd viimastel 3 aastal siis rohkem ka tema rakendamisele teiste füüsikaliste mudelite uurimiseks, näiteks spin-mudelite või sellise kvantgravitatsiooni mängumudelite uurimiseks. Siin on mõned viited, teist artiklit just kirjutati mulle, et toimetuskolleegiumist soovitatakse ka nomineerida parima viimase 3 aasta artikliks. Aga toredam võib-olla on see, mis see Gaussi vaba väli ise on. Seda võite mõelda siin, näiteks mul on toodud 2 ruutu, võite mõelda lihtsalt kui kõrgusfunktsiooni, igal ruudupunktule on antud mingid kõrgused, need kõrgused on juhuslikud, nad on võib-olla omavahel korreleeruvad. Tegelikult, kui te vaatate teist vasakul, see ei ole Gaussi vaba väli, see on lihtsalt valge müra, mida võib-olla mäletate vanadest televiisoritest, ja hoopis paremal on Gaussi vaba väli, te näete, seal on rohkem korrelatsiooni, tumedad punktid on kõrgemad, heledamad on madalamad, te näete, et kõrgemad punktid on omavahel koondunud, seal on mingi geomeetriline struktuur siiski olemas. See geomeetriline struktuur on minu meelest väga ilus, seda on uuritud umbes 20 aastat, algas sellest, kui kirjeldati ühte kindlat seda sama kõrgusjoont seal, mis seostus Champ-Löveni siis kõveraga, pärast seda suudeti kirjeldada ühte kindlat sama kõrgusjoonte kogu. Me mõtlesime selle küsimuse peale päris palju, kui ma olin ETH-s ja leidsime, et tegelikult ühe teise vaatevinkli, leidsime viisi, kuidas kirjeldada läbi selle lihtsama vaatevinkli kõiki võimalikke oma kõrgusjooni selles mudelis. Selle uurimustööga läksin edasi päris mitmeid aastaid ja jõudsime tegelikult selleni, et meil on Gaussi vaba välja ilus topograafiline kirjeldus, kuhu isegi tegelikult ei ole kõrguspunkte vaja peale panna, lihtsalt see geomeetria ise teeb kindlaks kogu selle väljaolemuse. Ma võib-olla ei räägiks teile sellest, kuigi see mulle meeldib, kui see ei aitaks meid ka selle küsimuse juures, nimelt algebra ja tõenäosuse sümbioosis. Viimaste aastate jooksul on välja tulnud, et tegelikult see Gaussi vaba välja geomeetria, mida me uurisime lihtsalt tema enese pärast, osutub oluliseks ka ühe statistilise füüsika mudeli geomeetria kirjeldamisel, selle mudeli universaalsuse uurimisel. Ja tuleb välja, et need algebralised teooriad teiselt poolt, mis on selle mudeliga seotud, neid algebrasi saab ka väljendada Gaussi vaba välja funktsionaalruumi abil. Me saame ehitada väikese silla nende 2 vaatevinkli vahel, ja tegelikult mitte ainult see sild ise ei ole ilus, vaid jalutades selle silla peal me jõuame tulemusteni, mida me ütleme ise 5-6 aastat tagasi julgenud isegi unistada, jõuame väga lihtsate valemiteni, tegelikult ka lihtsate elementaarsete tõestustega, mis võivad olla küll 40 lehekülge pikad, aga nad on oma kontseptuaalselt sisult lihtsad. Ja võib-olla lihtsus ongi üks olulisi aspekte minu jaoks matemaatikas, lihtsus, arusaamine, selgus. Nii palju kui on lihtsust, võivad mõtted sealt tekkida, põimuda, mõelge sellele kümnendsüsteem või Descartesi arusaam, kuidas geomeetriat ja arvutusi seostada, me näeme uusi asju. Matemaatika panus on minu jaoks kindlasti laiem kui rakendused, kuigi see üks küsimus, et millistes keerulistes süsteemides me võime lihtsustusi oodata, mida mitte, see on minu meelest kontseptuaalselt laiem kui oluliselt. Minu soov on pikka aega muuta ühiskonna suhtumist matemaatikasse rõõmsamaks, ma arvan, et õhtuõpiga aitas seda, võib-olla need väikesed artiklid, mis ma olen kirjutanud samuti. Üks plaan, mis mul on nüüd, kui järgmine sügis Eestisse tulen, tahaks alustada matemaatika õhtukooliga, jällegi, et seda rõõmu ja huvi kasvatada. Üks unistus iga kord, kui ma käin seal Oberwolfi instituudis näiteks, või ma olin Princetonis Institute of Advanced Study, mõtlesin, et Eesti metsade vahel võiks ka olla üks selline teoreetiliste teaduste instituut, kuhu tulevad tippteadused kokku, mõtlevad, nuusutavad mände ja teoreemid lihtsalt väljuvad automaatselt. Mis oleks mul teaduste akadeemiline kaastunne, ühiskondlikus panust ma juba rääkisin, mõned konkreetsemad plaanid veel. Muidugi mul on õnne olnud õppida ennast täiendada, nüüd õpetada, teadust teha, juhendada tippkeskustes ja midagi on vast ikka külge jäänud, mõned perspektid, ideed, tutvused. Näiteks võitsime Fieldsi medalistega kutsuda sinna nobelistide seeriasse. Ma arvan, et ma julgeksin ja tahaksin kanda natuke nende Eesti teadlaste häält, kes teevad teadust kaugelt, aga mõtetes Eestis, ma arvan, et nende parem sidumine Eestiga võiks kõigile tegelikult head teha. Ma olen matemaatik, pean ennast ka teadlaseks, loovinimeseks, olen magistrikraadi teinud loodusteadust, olen saanud vaielda, arutada erinevate teadlastega, kuulun ka Eesti loomeliitudesse. Aga pean tunnistama, ennekõike oleks minu panus ilmselt kirge armastus matemaatika vastu ja seda ei ole üheski ühingus ega instituudis liiga palju. Jah, aitäh teile!
Aitäh, olen tõesti nõus, et kirge ja armastust matemaatika vastu ei ole kunagi liiga palju. Sellega tõesti. Aga küsimused? Jah, palun seal. Aitäh huvitava ettekande eest. Võib-olla ma ei pannud tähele, aga mul jäi ebaselgeks, mis asi on see Gaussi vaba väli. Ja ma üritasin selgitada, aitäh selle küsimusest, sellest on alati rõõmus rääkida. Gaussi vaba väli on siis, võite mõelda nagu juhuslikku maastikut või juhuslikku kõrgusfunktsiooni, kus on mingi domeen, kus nad on defineeritud, igas punktis on mingi juhuslik kõrgus ja need on omavahel korreleeritud. No Gaussi vabavälja puhul on see tegelikult natuke keerulisem, sest seal ei ole igas punktis ei ole kõrgus defineeritud, on liiga mitteregulaarne, ta on tegelikult üldistatud funktsioon ehk distributsioon, aga lihtsustatult võite mõelda, et see on mingi kõrgusfunktsioon, juhuslik kõrgusfunktsioon. Täpsustaks terminit, et ma mõtisklesin selle termini üle just eesti keeles, et Gaussi vaba väli, kas see tähendab seda, et see on väli, mis on vaba Gaussist või on Gaussi väli, mis on vaba? See on ka inglise keeles, on see Gaussian free field ja ausalt öeldes, kui mina alustasin oma doktorantuuri, siis kõik isegi tipptasemel matemaatikud üritasid aru saada, mis see free seal täpselt tähendab. No füüsikutele see on selge muidugi, aga kõige lihtsam on mõelda Fourier esitlusele, funktsiooni saab alati lahendada tema nende lainete abil, eks ole, ja need koefitsiendid, mis on lainete ees, need on lihtsalt sõltumatud, nagu ka näiteks Browni liikumised. See vabadus tuleb sellest, et erinevad suurusskaalad või kaugusskaalad ei ole omavahel korreleeritud. Et kas ta siis eesti keeles ei võiks hoopis olla vaba Gaussi väli? Et kumb, millest, mul on nagu küsimus, et kas see on väli, kust Gauss on kadunud või ei ole? Ja eks võib-olla võiks ka olla vaba Gaussi väli. No, eks seda me võiksime arutada ja vaielda. Nii, oli aga küsimusi veel? Kas seal väljas... Aga väli on see, mis on vaba tegelikult. Juhan, jah, seepärast mõtlengi, et siis on vaba. Juhan, kas see väljas on oluline ka kusagil ekstreemumeid leida, miinimum, maksimum optimeerida? Ja seda on ka uuritud, tehtud ja tuleb välja, et need on ka seotud teatuvate rakendustega, näiteks need Liouville gravitatsioonimudelitega. Ütleme, seal ongi jälle see küsimus, et sellel pideval mudelil ei ole võimalik neid ekstreemumeid defineerida, aga sa teed mingi sellise diskreetse mudeli ja siis uurid, kuidas selle ekstreemumid käituvad ja see osutub oluliseks. Jah, akadeemik Järv. Sa kasutasid terminit vaimne kohalolu. Jah. Nii, kuidas on juhul, kui sind valitakse ka füüsilise kohaloluga? Ma olen alati rõõmus, kui mul on hea ettekääne Eestisse tulla ja saan seda abikaasale esitada. Ja ütleme konkreetsemalt tõesti, järgmine sügissemester olen näiteks terve semestri siin Tartus, loodan siin asju teha ja loodan ka järjepanu oma kohalolekut suurendada. Kas mul õnnestub mingi hetk tulla ka täiskohaga Eestisse, selle peale need, kes mind paremini tunnevad, teavad, et ma mõtlen peaaegu kogu aeg, senini ei ole see veel sinnamaali jõudnud, aga ma tegelikult ma armastan Eestit, mulle meeldib siin olla. Ja koosolekutel ikka tuleksin mõnikord, oleks ju tore rõhutada. Ja, aitäh huvitava ettekande eest. Te mainisite omas ettekandes, et tahaksite tuua nende akadeemiliste loengute hulka ka Fieldsi medaliste ja ma arvan, et see on erakordselt hea mõte, sellepärast, et matemaatikas ju Nobelit ei ole ja vähemalt matemaatikaringkonnad peavad seda nii-öelda matemaatika Nobeliks. Mõned, eriti Itaalia päritoluga, armastavad ka Bolzano auhinda, aga see vist nii hea ei ole. Teiseks mainisite seda, et võiks kuidagi nii-öelda konsolideerida neid välismaal töötavaid eestlasi. Võib-olla teate, et igal teisel aastal jaanuaris noored teadlased korraldavad, olen seal esinenud, olen seal... Kas on mõte, et kutsuks kokku ka nagu mõne varra matureerunud teadlased? Väga tore mõte, ma arvan, et see oleks tore, see oleks üks asi ja ma arvan, et seal on tegelikult palju, kas tahate veel edasi küsida või ma hakkan rääkima? Hakake rääkima, jah. Tegelikult oleks ju huvitav klient, ma kogu aeg mõtlen selle peale, et me räägime kõikidest sportlastest, kes mängivad jalgpalli seal Inglise liigas või Hispaania liigas või Saksa liigas või kus, aga palju me räägime nendest teadlastest, kes on jõudnud tegelikult teadusmaastikul samavõrra tasemele. Jah, jalgpalluritest või? Ja, aga ma ütlen, see nagu minu meelest sellises üldisemasse meediasse väga ei jõua see, kui ägedal kohal on tegelikult Eesti teadus.
ja muidugi võiksime neid kokku tuua omavahel arutama, aga ma tahaks ka nagu laiema publikuni jõuda ja öelda, et Eesti teadus on äge. Jah, Maris veel. Jaa, mul on küsimus sulle, et ma vaatan sinu seda töörühma nimekirja siin, väga tore ettekanne oli, sain täiesti aru isegi, millest just käis. Aga ma ei näe siin ühtegi Eestist pärit tulevat noort inimest, keda sa oleks oma töörühma kaasanud, et kas sul neid mõtteid on, et kas doktorandiks kutsuda või järaldoktorantuuri, et meiegi noored matemaatika lõpetanud vajaksid kindlasti seda, saaksid rikkamaks vaimselt sellest kogu sellest võrgustikust, mis sul on pakkuda, et kuidas su selles osas mõtted on? Väga hea küsimus, aitäh. Ma arvan, et järeldoktorantuuri on raske, sellel peavad olema teatavad eesteadmised, isegi doktorantuuri on tegelikult raske hüpata nii spetsialiseerunud teemale matemaatikas. Magistri tasemel, ma arvan, võiks utsitada, ma olen ka tegelikult kontaktis olnud mõnega, kes on tahtnud tulla, ei ole võib-olla tulnud, aga jah, peaksin sellega rohkem tegelema ja ma arvan, et magistri tasemel, muidugi Šveits on kallis ja EPFL ei ole näiteks oma stipendiumi tasemitelt jõudnud veel Cambridge'i või Oxfordi lähedale, kes headel juhtudel maksavad kõik välja ja neid stipendiumid on vähe ja konkurents on muidugi hirm kõva. Aga kui need rahalised võimalused saaksid kuidagi lahendatud, siis oleks see muidugi tore. EPFL-is tehakse doktoritööd ainult graduate schoolides või ka sellest sõltumatult. Kas peab olema graduate schooli liige, et kaitsta? Jah, seal peab ikkagi olema selle doktorikooli liige. Sinna peab kandideerima. Aga ütleme, seal on 2 teed, seal on üks on üldine kandideerimine, tegelikult juhendajatel on ka palju, meil on oma rahakott ja meil on päris palju vabadust nende võtmiseks. Põnev ettekanne, aitäh ja diskussioon ka, aga aeg surub takka.